Tere tulemast Nurmika aiandipoodi. Õues on veel lumi, aga temperatuur hakkab juba minema soemaks ja varsti tuleb kevad. Aga Nurmika aiandipoes juba on seda igal sammul näha. Kui sa vaatad, siin on kohe ilus keraamikavalik ja see ilus keraamika potiümbrised ootavad, et sinna sisse tuleks üks ilus, kaunis, õitsev potilill. Ja läheme potiümbriste juures edasi ja imet, siin ongi kaunid, õitsvad potililled. Kevade kuulutaja, varretu priimula, imelised sordid, erinevad värvid, lihtõieline, täidisõieline, pärast sellist pikka talve ja tänast veel sellist sombust ja halli ilma toob koju toreda mõnusa värvilaigu. Juba on saadaval ka esimesed hortensiad. Hortensia on väga tore toalill. Potiroosid, jälle väga tore värviküllane lill, on hea potilill tuppa. Esimesed nartsissid. Nartsiss on ka selles mõttes tore, et kui hästi madal nartsiss võtta, kus veel varsi ja õisi ei ole, panna õue, siis ta hakkab arenema vastavalt õues olevale temperatuurile ja külma ei karda. -5 kraadi ei tee nartsissile suurt midagi ja elab õues selle olemasoleva temperatuuriga ja areneb vastavalt sellele, kuidas ilm läheb soemaks. Ja liigume edasi, jõuame veelgi rohkem õiterikkamate potilillede juurde. Arvestame, et täna on meil ikkagi veebruar ja sellist õitsvat lille ei ole väga palju, aga on toredad sellised alpikanni sordid, mis on sügisest kuni kevadeni. Ja alpikann, arvestades, et varsti on naistepäev, alpikann on ka väga sobilik naistepäevalill. Siin on näha mini-alpikanni, rokokoo alpikanni, suurt sellist mammuta alpikanni suure õiega. Et alpikann on ka väga tore toalill ja tahab, et teda kastetakse alt, et alust taldrikule vesi, ta joob sealt vee ära ja kui anda väetis ka, alpikann teeb palju õisi ja kestab tükk aega ja rõõmustab teid. Järgmine tore selline kevadine lill ja ka naistepäevalill on asalea. Et asalea on siis selline väike tuppa sobiv rododendron, mis on imeliste õitega ja rõõmustab jälle ka pikka aega, võib õitseda toas mitu kuud. Aga jälle asaleale rohkelt vett, et alt kasvamine on väga tähtis, ei taha kuiva kätte jääda. Ja iluduste iludus on orhidee ehk kuuking ehk dendroobium. Siin on väga palju erinevaid nimetusi, sorte, üks kõige laiema sordi valikuga lill ja nagu te näete, see õite värvikamma, õie kuju erinevad, et see on meeletult lai. Täna siin meil on üks väike valik ja jällegi imeline naistepäevalill, imeline kevadlill, imeline toalill ja orhidee ehk kuuking on ka selline tore kaaslane, et ta küll võib lõpetada ühel hetkel õitsemise, te lõikate ära õievarre ja siis ta 3-4 kuud kosub ja teeb teile jälle uue õie. Et orhidee on üks selliseid lilli, kes siis võiks olla meie kodus nagu selline püsikaaslane. Aknalaual, toas, vastavalt sellele, milline tema faas on. Et kui on ära õitsenud, siis võib panna aknalaual natuke peitu ja 3-4-5 kuu pärast tuleb uus õievarst, tulevad uued õied, aga ka nagu siin näha, et hästi palju on veel pungi, kõik need pungad lähevad lahti
ja siin on õitsemist kui palju, et väga tore. Väga tänuväärsed on ka rohelised, lehtdekoratiivsed, erinevad jukkad, palmid, fiikused, et see on selline seltskond, mis siis rikastab meie siseruume ja nende lillede puhul on laias laastus tähtis see, et me ostame enam-vähem ruumi sobiva suurusega taime ja kastame, hooldame teda, et ta püsiks selline, nagu ta on. Meil ei ole väga suurt eesmärki, et ta nüüd väga kasvaks, sest tihti meie siseruumid ei ole väga heade lillekasvu tingimustega, kas on liiga palav või on natuke liiga pime, aga kui me ostame õige suurusega taime ja teda liialt ei väeta, liialt ei kasta, siis ta püsib sellisel, nagu ta on. Ja lehtdekoratiivsete roheliste taimedega meil aiandipoes on laias laastus näidised ja kui te tulete meie poodi ja teil on huvi, et näiteks meil on siin üks eksemplar, aga meie ladudes Hollandis, meie kolleegide juures aiandites on sama taime 20-30 erinevat suurust, et me lepime kokku, millist taime tahate, kui suure potiga, kui kõrget ja me toome täpselt sellise taime teile, mis jõuab Eestisse nädala-2 jooksul ja on terve, ilus, tugev ja just teile sobiv. Et ei ole mõtet seda ladu hoida siin koha peal, sest meie Eesti tingimustes see tingimused ei ole nii head, et ta püsiks ilus pikka aega. Et siin peab just tooma just sellise õige suuruse, õige taime ja panema sinna, kus on ette nähtud tema kasvukoht. Ja igas lillepoes peab olema ka väike valik kaktused, sest kaktus on ka üks selline hästi laia sortimendiga ja väga tore kaaslane, mis saadab meid meie eluteel aastaid. Nurmiku aiandipood on pood otse aiandis. Üks osa lilli tuleb aiandist, aga väga suur osa tuleb Nurmiku hulgi kaudu ja Nurmiku hulgi toob Eestisse maale kõik lilled, lilleseade abimaterjalid, mida Eestis ei kasvatata või ei toodeta. Ja nüüd me lähemegi vaatame edasi, mis on see lilleseade, lõikelilled, et see on väga tähtis osa lillede juurest, et lill on meie kodukaunistaja ja igasugused sellised väiksed vidinad, küünlad, laternad, need kuuluvad lillede ja lilleseade juurde. Jätkame siis matka, me oleme ikkagi Nurmiku aiandipoes ja see ei ole mingi pisikene koht, see on ikka 1000 ruutmeetrit lilli ja palju värvi. Me jõuame nüüd aiandipoe ühte väga tähtsasse kohta, see on isegi nagu meie aiandipoe süda, see on lõikelilled ja meie florist Anneli juhatab meid külmikusse, vaatame korra üle, mis seal peidus on, nii et läheme siis külmikusse. Lõikelilledele meeldib, kui temperatuur on selline 5-7 kraadi ja siin on näha siis meie lillevalik. Loomulikult Nurmiku aiandipoe külmikus on väga hea valik tulpe. Ja praegune aeg, jaanuari lõpust kuni aprillini on tulpide aeg. Et siin sa näed eri värvi, eri täidisõielised, lihtõielised, kahevärvilised ja eriti uhked on 15 erineva tulbiga segakimbud, selline tõeline värvimäng. On siis lilleseade abimaterjalid, on klassikalised inkaliil ja alstromeeria, krüsantem, lõikenartsiss, iirised. Viimasel väga populaarne on kobarnelk ja nelk, et
kobarnelgi ja nelgiaretajad on teinud väga võimsat tööd ja täna on imeliste värvidega nelgid. Ja nelgi suur pluss on see, et ta seisab vaasis peaaegu kuu aega. Loomulikult ka roosid on täna, tulevad otse Aafrika mandrilt, on väga hea kasvataja käest ja hea kvaliteediga. Nurmika aiandipoes on põhitegelised on lilled, õitsev potilill, roheline lehtdekoratiivne potilill, lõikelilled, aga ka kõik see, mis kuulub lillede juurde, et lillesead abimaterjalid, lillepakendid ja nii edasi, aga samas ka kodukaup, et lill ja kodu, need kuuluvad nagu kokku ja et meil on ka sihuke hea väike valik kodukaupu, erinevad puhastusvahendid, pakkevahendid, tavaline koristusvahendid, grillivahendid ja loomulikult lillede juurde kuuluvad mullad, et meil on hea valik kekkila ja matokardi muldasid, meil on hea valik Baltic Agro lille ja aiaväetisi, et meil on aiandipoes on nagu kogu sortiment on lillekeskne, et kõik, mis lille juures on vajalik ja loomulikult muldade lähedal on ka hea valik lillepotte, et neid me vajame läbi aasta, et kogu aeg on vaja lilli ümber istutada, panna suuremasse potti või et lihtsalt, et oleks ilus, et võib-olla läheb lill kuskile teise kohta, me tahame, et oleks teine pott, siis on väga hea ümber istutada just sellisesse ilusasse dekoratiivsesse, kas siis savist või plastmassist potti.